tere, mina olen Triinu ja täna ma võtan teid kõiki kaasa enda päevaga, mis möödub natukene Poskas, natukene Elleri muusikakoolis, sellepärast et täna, 6. märtsil, toimub minu ja mu klassiõe Emily korraldatud kontsert Kummardus Eesti naisartistidele, kus me esitame siis Poska solistide, Poska orkestri ja saatebänd peatusega Eesti naisartistide poolt. Kuulsaks lauldud lugusid Eestis. Ja ma olen väga elevil, meil on väga lahedad outfitid. Kõik läheb hästi. Aga nüüd ma lähen kooli, sest esimene tund on matemaatika kontrolltöö ja teine tund on eesti keele kontrolltöö. Ja siis vaatame edasi, mis saab. Mata muljed. Täpselt ülesanded, mida meil olid nagu, need on nii hullud, ta ei pane neid. No nii, eesti keele töö on siis tehtud, aga kuna me tegime varem, siis me peame kõigile teistele vanduma, et me ei ütle mitte midagi. Juba täna toimub Heino Elleri muusikakoolis kontsert Kummardus Eesti naisartistidele. Lavale astuvad Poska gümnaasiumi solistid, meie enda big band ning saatebänd Peatus. Pileteid saab endiselt soetada Fientast või koha peal sularahas. Näeme õhtul! Kas oli kuulda ka? Vahepeal me käisime söömas, ma tegelikult unustasin seda nagu natukene läbi. Oota, ma sain just aru, kas ma peaks teile selle video tegema nii pidi, ju? Oh my god, Poska! Okei, ma mõtlesin, et ma räägin teile natukene sellest, mida ma üldiselt teen peale kooli. Põhimõtteliselt ma käin siis E-stuudio koori- ja tantsukoolis, mis asub Pärdi tehases. Ja seal ma käin E-stuudio tütarlastekooris, millega me käime igast konkursitel ja väga tihti oleme kuskile välismaale saanud ka minna, näiteks Hongkongis käisime ja Kreekas ja USAs ja ühesõnaga väga lahe. Siis ma õpin seal veel kitarri ja olen õppinud ka soololaulu. Lisaks sellele ma käin ka Tartu Uues teatris ja olen seal vabatahtlik. Praegu on üks selline etendus käsil nagu 1000-näoline kangelane. Ja ühesõnaga see on väga äge, kõik vaatama kindlasti. Aga praegu ma olen suundumas koju, et võtta sealt kõik õhtuks vaja minevad asjad. Siis ma lähen kooli tagasi, siis meil on solistidega viimane proov enne kontserti. Ja siis kella 2 me lähmegi Emiliga juba Ellerisse. Siis hakkab see trall pihta. Aga ühesõnaga, jah, ma juba väga ootan. Ja sellest kontserdist natukene lähemalt ka. See mõte tuli meil sellest, et me Emiliga eelmisel aastal 11. tegime UPT-ks Eesti filmimuusikakontserdi. Meie klassivend Tiitus tegi oma UPT-ks siis Poska big bandi, mis esines seal kontserdil. Ja ühesõnaga kokku tuli selline väga lahe üritus, et mina ja Emili korraldasime kontserti ja Tiitus tegi selle jaoks big bandi. Ja siis see aasta me mõtlesime, et lihtsalt miks mitte teha veel üks kontsert. Ja naistepäeva puhul me siis tegime küll 2 päeva enne naistepäeva. Mõtlesime, et teeme sellise Eesti naisartistidele kummarduse meie kontserdiga. Ja samas see annab ka meile väga hea põhjuse, miks katsetada enda kontserdi korraldamise oskusid ja proovile panna. Ühesõnaga, see on nagu väga-väga lahe. Ütleme nii, et tavaliselt mina olen nagu see, kes esines nendel kontserditel, mitte see, kes korraldab. Kuigi eks lavale tuleb ka ikka minna, sellest ei pääse. Aga see on ainult suur rõõm, seega jep. No nii, meil on praegu siuke olukord, et meil on proovigraafikust oleme 5 minta maas.
välja võtta, sest sa käisid minust koristamas. oota, mis nii? Nii, vaata. Oota, ma kõrvaldan ka oma juukst otsast ära. Nii. Kuulge, saate aru, kontsert sai läbi juba ja ma unustasin nagu täiesti seda vlogida, aga noh, ega ma väga ei saanud ka. Aga see oli nagu väga hevi ja rahvast oli väga palju ja kõigile väga meeldis. Mina nüüd lähen edasi 3 tilli koos Emily ja sõpradega ja ühesõnaga see kontsert oli väga-väga lahe ja tõesti. Ja Linde Linde kannab meie traditsiooni edasi järgmisel aastal oma UPT-d tehes ja ühesõnaga tulge kõik vaatama Linde kontserti.